saab õuntega rääkida, nõnda, et sa saad teise inimese kätte. Ma tean, et topsidega on seda proovitud teha, aga õuntega. Ma ei saa ka sellest aru. Õunad on ju puuviljad ja sa ei saa ju... Oi! Me ei teadnudki, et see saade juba nüüd me oleme juba maha rahunenud ja võtnud kohad sisse koos oma 8 finalistiga. Teeme aplausi! Need 8 finalisti jõudsid siia 3 linnast ja kokku tuli ligi 100 osavõtjat ja ainult 8 on siin meiega. See on väga suur saavutus. Ja me tahaks öelda, et 8 kõige tublimat, aga tegelikult 8 kõige õnnelikumat, sellepärast, et siia jõudmiseks ei olnud vaja teha mitte midagi muud, kui oma õun tuua korvi ja siis meie oma kätega ja tegelikult oli meil abiks ka Jüri Pootsman ja Daniel Levi Viinalass. Ja nende käpakestega võtsime ja siis tõime need 8 inimest siia. Ja meil on ka siin absoluutselt fantastiline stuudiopublik. Kas me saaksime ka neid näidata? Lehvitage kodustele. Te olete televiisoris. Ja mis siis ikka? Me oskame teile praegu öelda ainult seda, et me oleme ära teinud selle kõige raskema töö ja pannud paika, millises järjekorras me täna erinevaid vägitükke hakkame tegema. Just nimelt. Kas sul oli midagi lisada? Ei, me vist ei hakka veel mängima. Me ei hakka üldse veel mängima. Me kõigepealt teeme tutvust nende inimestega, kes meie taga siin istuvad. Ja esimeseks me saimegi omale võistlema siia sellise härrasmehe, kelle nimi on Taavi. Ja Tere, tema Taavi! jõudis siia viimasena. Ja nii palju me mäletame Taavit sedamoodi, et tema oli viimane õun, mis Tallinnas meie korvini jõudis. Potsatas, just. Nii et väikene potsataja Taavi. Räägi endast. Kust sina tuled ja millega sina tegeled? Mina olen Taavi. Jah. Tegelen üldehitusega. Jah. Ja mis veel? Ja millega, mis sa viimati ehitasid head? Valasin segu. Ahah. Segu valasin maha. Jah. Ja loodisime. Kuulsin siin ennem juhuslikult ka pealt, et panid täna laua kokku. Mis lauaga oli tegu ja mis eesmärgil siis seda lauda ka huvitav kasutatakse niimoodi, et sa selle pidid kokku panema? See on selline töölaud, kuhu saab panna tööriistad peale. Ahah. Kas ainult tööriistad või midagi veel? Ka vihiku võid panna. Ahah. Palju sina oma igapäevaelus vihikuid kasutad? No märkmete tegemiseks, et mõõdud oleks ikkagi konkreetselt paigas, nii et muidu 9 korda mõõdad ja 1 korra lõikad. Kas sa oled muidu Apple'i kasutaja? Olen küll, jaa. Oled, jah? Mida sa oma Apple'i toodetega kõige rohkem teed? Mis Apple'i kasutad? No, eks ikka need Facebookid ja need Messengerid, hästi palju sellist elu on kolinud üldse meilidest nagu Facebook. Kas sul on ka mõni äkki mingisugune salahobi, millest me võiksime teada? Ainult ehitus, jah? Mõnikord magan kauem. See on siis hobi, jah? Noh, tõepoolest, 21. sajand ja ka uni võib olla hobi. Palju edu sulle tänases mängus! Taaviga kohtume me veel järgmiste segmentide jooksul. Järgmine võistleja on meil samuti meessoost isik. Nimi on tal Martin. Martin. Tere. Sina oled meil 6 täna etteastujatest, nagu ma siin näen. Vist küll, jah. Jah, kuidas siis sina siia sattusid? Kust sa alguse said ja milline on sinu lõpp? Kui sa oskaksid aimata, mis lõpp on? Alguse sain täpsemalt siis Instagramist. 21. sajand. Kuidas see alguse sai ka? Instagram. Kui vana sina oled siis ka meil? Las ta räägib oma Insta, ei jõudnud rääkida oma Instagrami. Mul on nii palju küsimusi. Rahune. Las tal vastata. Ütleme nii, et üks sõbranna ütles, et selline vahva võimalus on võita iPhone. Vahva sõbranna ikka. Vahva sõbranna oli, jah. Näed, tänu temale olen siin. Ja nüüd alles tegid Instagrami? Tegin Instagrami selle pärast, alles nüüd või? Võita, jah. Tõesti. Tere tulemast meie sekka. Kas sa oskad kasutada ka seda või? Väga hea. Kas sa tead, et laikida saab
Täpid 2 korda. jah, Aa. ja see ei Näe, ole seda ta ei teadnud. tähetäpid, vaid see on täpp-täpp. no pärast teeme Täpid. koolituse, pärast teeme koolituse. Mul on küll Me tunne, kindlasti et teeme seda, aga kust sina tuled? Tulen Tallinnast, ja lähed. Tallinnasse. Selge. Mis valla mees oled? Vallamees originaalis nüüdseks siis Lääne-Harju, Jah, ja töövaldkond, tudeng, tudeng, mida sa Tudeng. tudeerid? tudeerin ettevõtlust ja ärijuhtimist. Wow. See läheb naistel alati peale. Kuule, aga... Tudeerivaid ettevõtlust ja naised on kohe wow, kui oli ehitusmees, siis oli siuke, mis sa siis kokku paned ka? Ütleme nii- Laudu. Noh, aga ütleme nii, et ärimehel on tõenäolisemalt ärid soojas, kui... Ma ei mäleta, mis ma ütlesin. Nii, järgmisena. Aitäh sulle, Martin, edu sulle tänases mängus. Järgmine on meil siin tüdruklaps. Tere! Number on sul 8, 8 on... Ma ei näe. Ta on Caitlin. Caitlin, ja seal on kirjas ka. Nii, Caitlin, kust sina tuled ja miks on sul hea meel siin olla? Tulen Pärnust ja ma ei tea, miks mul hea meel on. Kuidas sa õuna jõudsid tuua? Kas sa olid esimeste seas või sa olid seal lõpupoole? Ma olin keskel, Sa siis tõid kuhu selle õuna täpsemalt? Teliasse. Ja. Räägi, sa ilmselt käid koolis. Ja Mul on selline tunne. Mitmendas klassis? 8. 8. klass. Kas sa võid olla tänane kõige noorim osaleja? Ma ei tea. Seda me saame veel teada. See kõik on nii põnev. Räägi, millised hobid sul on? Jalgpall. Jalgpall. Wow. Kaua sa jalgpalli mänginud oled? Üle 2 aasta. Üle 2 aasta. Miks just jalgpall? Ma ei tea, mulle meeldib. Kas sul on... Kas sa oled jalgpalliga õuntega mänginud? Ei ole. Kas sa tahaksid proovida? Ei taha. Ei taha, Siis aga kui me ei- täna tuleks jalgpall õuntega, siis sa võidaksid selle arvatavasti. Ma ei usu. Sul Arvad? peab olema Mul on rohkem nii vähe eneseusku. Eneseusku, me saadame sulle eneseusku. Aitäh sulle, Caitlin! Caitlin. Edu ja õnne sulle tänases mängus. Ja järgmine, poisslaps. Ivar. Tervist, Ivar. Tere! Kust tuled ja mis on su unistused ja lootused? Tulen Oravalt. Oravalt. Ja Kus kohas see on? see on nüüd Võru vallas. Wow. Mina ei teadnudki, et siuke koht on olemas Eestis. Täitsa ausalt. No seda see ei imesta keegi. Nii, räägi, kuidas Sina Orava, mis elu seal elatakse? Tugevat, lõbusat elu? Tugevat, jah. Mis on selle, mis ütleksid, mis on selle koha eripära? Miks inimesed peaksid kindlasti minema ja vaatama, mis seal toimub? Seal on piusakaupa täiesti lähedal. Kas sa veetsidki oma lapsepelve seal ainult? Ja Mängides. mitte ainult. Mis sa veel tegid lapsepelves? Kus sa veel mängisid? Võru on ilus kant ju. Igal pool mängisin. Kas Liivakestis. oskad võro keeles midagi meile lõbusat öelda ka, näiteks soovida kodustele meeldivaid elamusi? Kas üldse on selle kohta? Las ta valib ise lause, mis ta tahab. Ja ütle, mis sa tahad öelda kõikidele, kes vaatavad? Et ma ei oska seda võru keeles öelda. No hea küll, siis ei ütle. Ma arvan, et ma võidan. Sa arvad, et sa võidad? Võt sellist enesekindlust me siin saates täna otsimegi. Tõesti. Räägi, mis tööd sa teed, kas sa Õpin. ka tudeerid? Ja tudeerin. Ja mida sa, kelleks sa saada tahad, kui sa suureks kasvad läbi oma õpingute? Ehitiste projekteerijaks. Siis teil on ju Taaviga millestki rääkida omavahel. Pärast siis võtke üksteise kontaktid ja saate äkki abiks olla siin üksteisele. Kaua sul veel õppida on jäänud? 5 aastat. 5 Ainult! See on pikk aeg. Igal juhul edu sulle õpingutes ja teistele ka edu õpingutes. Ja ka tänases mängus. Aitäh. Aplaus! Liigume edasi. No nii! Teeme siia ruumi Kasper, Jesper, Joonatan. Tervist, Kasper! Tervist. Kasper oli ainuke, kellel ennem rolli sõnad olid peas. Jaa, ma võin võro keeles ka kõnelda. Tõne ei saanud hakkama tuuga, aga ma saan väga hästi hakkama. Ma olen Võrol sündinu ja üles kasvanu, aga Tartusse lennu elama. Vahva! Ma tahan sellele küll aplodeerida.
vot näe, siis te saate koos, sa pead siis nagu minema Saad tunde ma saan aru, jah. Vot ei, Aa, tegelikult see on pool veits. see on täiesti arusaadav, et kui sul on ikkagi mingi kaamera näkku topitud, siis öeldud, tee nüüd seda Dance Monkey Dance. No nagu sulle enne öelda, et Kristel tee nalja Jaa, ja mitte Kristelil ei tulnud ühtegi, mitte ühtegi siiamaani. nalja. Päriselt ei tulnud. Siiamaani, story of my life. Nii, aga räägi, Kasper, Räägi endast. räägi endast meile. Tartus üritab bakalaureust lõpetada Nii, ja mis Üritad? baka on? psühholoogia. Oo. Pikalt juba, aga täiskohaga töötan. Juba töötad? Ja Kas Psühholoogina? psühholoogina või? ei, Mis sa teed? ostujuht Ostujuht? metsaettevõttes. Aga kuidas siis nõnda, et läksid psühholoogiat õppima ja nüüd teed tööd hoopis ostujuhina? No raha on vaja teenida ja Okei. selles suhtes Tegelikult on hea ju, kui mõistlik. sa... Ära saab lõpetatud ja psühholoogia tegelikult kandub igasse valdkonda edasi. Seda küll, aga psühholoogi siis sinust niimoodi ei saa, et Ei, kunagi mõtlesin militaarpsühholoogia peale ja Kaitsevägi on ka läbitud ja Kaitseliiduga olen tegev. Aga niimoodi täistöökohaga ei, hobina ja nii et väga spetsiifiline ala, et just kaitseväesse psühholoogiks. võib-olla kunagi jah. Väga lahe Täiega idee. äge. Tõesti. Oh. Miks see tekkis sul? Kas ise seal kaitseväes olles? Ei, varem treener kunagine. Kui ma läksin ülikooli Tartusse õppima, siis võimlasklubi Jorge Matsi oli, Shout ta on psühholoogiat. Ta on ise õppinud ja magistri lõpetanud ja siis tuli huvi, mis kaitseväkke läksin, siis mõtlesin, et võib-olla seda just, aga Eestis tegelikult ei õpetata seda. Kui sa tahad, sa võid ohvitserina minna, kõrgema sõjakooli lõpetada ära ja siis töötada kaitseväes, kui sul on mõlemad kraadid ja siis võib-olla nagu olla. Väga huvitav. Mind küll psühholoogia huvitab. Räägi üldse, kuidas on näiteks õppe Tartus, et kas sa soovitad seda kõigile või on see liiga raske või on see... Pigem soovitan, Eesti mõistes on hea ülikool, aga kui on võimalus reisida Erasmusega näiteks, siis kindlasti käia välismaal semestrist tegemas. Kas sina oled käinud välismaal juba? Ma olen Erasmus pluss programmi raames käinud erinevatel nädalastel koolitustel ja noortevahetustel 11 korda, aga semestrit ei ole välismaal teinud. Väga lahe. Kuule, Kasper, Rits. Väga Päris peaks nüüd selle... Teeme nüüd nii, et sa siis õhtu lõpus paned meile mõlemad hinnangud, et kuhu meid täpsemalt saata tuleb. Psühholoogini just, et milline on meie... Mida ravida, kust pihta hakata ja kuhu me välja peaksime jõudma. Aitäh, Kasper! Edu sulle mängus! Nii! Ja nüüd, Günter, tervist! Tere! Günter, kas niimoodi öeldakse, on ju? Jah. Ütlen ikka õigesti. Mõnikord ei tea, mõnikord on mingisugused väga erilised viisid, kuidas peab ütlema nimesid ja siis... See alles tuleb, kelle nime peab ütlema nõnda. Aga Günter, kust sa tuled? Ma tulen Pärnust. Lahe. Pärnust. Mis sulle Pärnu juures kõige rohkem meeldib? Kas sa oled siuke suvine möllajamees või pigem selline talvine rahu nautiv ja pigem selline... Sossumees. Kodus sossutada, vaata. Okei, jah. Pigem meeldib mul olla ise rahulikult. Siis ta on pigem see sossumees. Sossumees. Ja üldse, Jah. sossumees pole halb mees. Sossumees on väga väga hea. mõnus, lähed- Sossumehele saab minna niimoodi kaissi. Jah, just. Räägi, Günter, mitmendas klassis sa käid? Ma käin 8. klassis. Siis me ei tea ju, kumb on noorem. Oota, aga te siis olete samas klassis või? ei, Samas koolis? ei. Ei ole. Kõik 8-tikud maailmas ei käi ühes Aga klassis. see oleks nii lahe kokkusattumus, kui nad oleks ju. Okei. Günter, räägi, on sul hobisid, millega sa tegeled siis, kui sa koolis ei käi? Ma lasen vibu. Vibu? Jah. Teevad nii põnevaid asju siin. Mul on tunne, et meid ei mitte midagi. Kes on psühholoog, kes laseb vibu, kes mängib jalkad, mida sa teed? Teegi mitte midagi. Mängin lolli ilmselgelt kaamerate ees, see ongi mu hobi. Vibu, kuidas sa selleni jõudsid? Mul ei olnud pikka aega ühtegi hobi ega tegevust ja ka ma olin jälginud seda juba pikemat aega ja siis proovisin ise järgi proovida ja hakkas meeldima ja olen üsna hea selles. Oh, Väga vinge. väga lahe. Kas sa kõigepealt tegid oksast ise või läksid kohe pro-liigasse? Ei hakanud mingi okste ja mingisuguse Kohe nööriga pro-liigasse, läksin. kuulsid? Kohe pro-liigasse. Muidugi, Või nalja ei hakkasin tulnud tegema okstest siia. ise tegema. Kristel, sina teed ise okstest. Mina tegin endale kunagi, ma olin lehmi No. Karjamaale ajasin tagasi ja Vibuga ma ei või? oska... Ja. Ainuke Ja. see oli see, et ma ei osanud, mul kukkusid need lihtsalt plärsti uuesti. Siis oli hea vibu. Mis on hea, kuidas on, mis on põhiline asi? Kuldreegel vibu laskmises? Tehnika. Tehnika. Näita meile tehnikat. Jah. Tohib paluda. Kujuta ette, et mul on õun siin peas
me oleks pidanud vibu ja mängu siis, tegema ja siis nüüd sa teed kõik valmistused. Kuidas see tehnika siis nagu, nii, sul on see nagu, et No, kuidas siis nagu... Mängime nagu läbi. Nagu see ei ole üldse ohutu, aga Kristel tahab kaotada enda pea lihtsalt. Oh my god, kas su fantaasianooled on ka nii väiksed? Nii. no vibu võtad kätte, paned noole peale ja siis tõmbad sihid, paned nöörid kõik paika ja lased. Sa ütlesid, et sa oled hea selles. No ma ütlesin. Kristel on läinud tänaseks nägemist ja meie jätkame, see oli Günter. Günter, megatoos! Aitäh! Edu ja jõudu sulle tänases mängus. Kristel mängis surnud. Oh, jah. Nii, meie liigume edasi ja seal on see üks neiu, kelle nimi on nii põnev. Tõuse üles. See neiu, kellest sa ennem rääkisid, kelle nime ei tea, kuidas seda päris täpselt öelda. On ta Selena või on ta Selena või on ta Selena? Kuidas see õige siis on nüüd öelda? Selena. Selena. Mis trikke sa siin teed? Nii ilus nimi. See pole üldse väga tüüpiline Eesti nimi, ma tahaks öelda. Kas see on kuidagi seotud Serenaga? Ei usu. Ainult riimilises mõttes. Nii et kui ma tahaksin teha luuletust sinust, siis ma peaks, mis veel Selenaga võiks riimada? Kas su vanemad panid Selena Gomezi järgi sulle nime? Ei. Ma arvan, et Selenat ei olnud. Seda ma ei tea, aga... Sa pole küsinud kunagi, et kus sa enda nime said või? Nii. Ülesanne kodus. Küsida kodus. Küsi. Äkki nad vaatavad laivi ka. Kirjutage kommentaaridesse, kus ta nimi tuli. Jah. Räägi, kust sina tuled ja millega sina tegeled? Tulen Tartust. Lõpetasin suvel kooli ja praegu puhkan. Mis kooli? Õppisin rakendusbioloogiat Maaülikoolis. Rakendusbioloogiat. Nagu näha, Kristel ja mina ei tea sellest mitte midagi. Mis see tähendab? Rakendus on äppi kohta öeldakse ka, aga see vist ei ole sama, aine. Te ei ole äppi bioloogiat ei õppinud. Nii. Ma lihtsalt eemaldasin ühe võimaliku variandi. Ära marki maha, Kristel, me rääkisime sellest enne. Ma arvan, mõned sillad on juba ammu põletatud. Nii, mis see on täpsemalt? See on kõik, mis meie ümber on. Ökoloogia, meie ökosüsteem, kõik. Miks sa just... ma tunnen loomi, taimi, kalasid, puid. Kõiki asju tunned. Tead, millest need tehtud on? Hübriidinimene ehk siis. Nii et üks lugu, mis sulle kindlasti ei meeldi, on millest küll on tehtud väikesed poisid, sest see on ju lausvale, on ju. Ta teab, millest me oleme tehtud. Ta teab kõike. Ta teab täpselt ja need ei ole kindlasti kuidagi maasikatega seotud. Miks just see? Kuidas sa jõudsid selleni, sellise valikuni elus? See lihtsalt tuli kuidagi. Ei mõelnud selle peale nagu. Sest see ei ole nagu tavaliselt, ma tahan mingi moeloojaks saada. Ei on. See on kõige tüüpilisem vastus. Ei, see tuli kadedusest, sest ma tahaks osata seda moodi luua. Selgelt. Aga mis sa siis edasi nüüd saab? Nii, kool on nüüd läbi, nüüd sa praegu puhkad ja mis siis sa tahaksid, et tulevik? Aga mida sa tahaksid? Seda ma mõtlengi veel. Ja sa ei räägi kas või salasoovidest? Ei tohi rääkida. Aga tuleb just välja öelda, muidu need täide ei lähe päriselt, need tuleb üles kirjutada, välja mõelda ja siis need lähevad täide. Sa ei saa enne üles kirjutada, kui sa pole neid välja mõelnud. No jaa, sul on väiksed salasoovid ikka. Ja, okei, nii. Aga räägi, kuidas sinu puhkepäev praegu välja näeb siis tavaliselt? Õunajahiga. Kui sul on õunad jahitud, ja, seda küll. Siis mis sul hobid näiteks on? Mulle meeldib lihtsalt olla. Lihtsalt olla? Mul sama. Tartus on nii mõnus ka lihtsalt olla. See oli nii mõnus. On küll ja seal on väga tore. Ma olen ka olnud seal mingi aeg. See oli väga tore. Tead, ta tõi nii vahva õuna ka, ma tahan seda ka rääkida. Ta tõi õuna ja õuna peal oli Apple'i logo kleeps, nii et ta täiega erines ka kõikidest. See oli väga vahva üllatus. No võt, Selena, aitäh sulle loova õuna eest ja edu sulle tänases mängus. Ja meie viimane tänane võistleja tõmba korra juuksed eest. Miia! Ma ei näinud nime. Miia. Nii, mitmendas klassis käid, siis me teame kohe ära, kes on kõige noorem. 6. Kõige noorem on Tema aplausime kõige pisem osaleja. 6. klassi, see tähendab 12. 12. Kuidas sa siia jõudsid? Kust sa tuled? Ja. Ma tulen Tallinnast ja siia ma ütlesin niimoodi, et sõbranna ütles, et võiks minna õunajahile. Ja siis põhimõtteliselt saime kokku ja läksime, viisime õuna
või noh, tõime õunatee kätte ja siis jah. Kus te siis leidsite meid oma sõbrannaga? Kus te meid kätte saite? Vabaduse väljakul. Tahtsin just pakkuda, mu arust oli seal. Sa tahad oma sõbrannat äkki tervitada ka? Thanks, Raudselt ei vaata. sõbranna. Sõbranna, sorry, et sina ei saanud. Kas sõbranna tõi ka õuna või ainult sina tõid? Tema tõi ka. Miial oli rohkem õnne seekord. Räägi, mis hobid sul on? Ja ma tegelen kergejõustikuga. Kristel ka vist kunagi tegeles? Ei tegelenud? Ei, spordipäeval sa olid- mõtlesin liivakasti. Ma millegipärast arvasin, et sa olid ka kergejõustiklane. Sa olid vist võrkpallur hoopis? Ma olin võrkpallur, Jaa, jah. jah. Kergejõustik, miks kergejõustik? Ma ei tea, mulle meeldib joosta ja Hüpata ja... Mis sul, oota, kergejõustikus on ju igast erinevad asjad, on ju? Tubli, Kristel! Slow clap! Tõesti! Kuule, ma ei tulnud siia oma tarkust näitama ilmselgelt, aga kas sul on nagu mingi üks lemmikasi, mida sul kõige rohkem meeldib teha? mulle meeldibki joosta. Joosta meeldib kõige rohkem. Kas sa käisid maratoni ka jooksmas või? Ei käinud. Kas sa kunagi tahaksid maratoni ette võtta? Võimalik. On jah? Vägev. Ma ükskord jooksin ka. Ei, maratoni mitte. Ma jooksin 5 kilomeetrit ja ma pärast... Ei, 10 kilomeetrit on kõige rohkem. Aga nüüd on ju see uus poppasi on ultrajooks. Sellest oled ka kuulnud või? Ei ole. Ultrajooks on see, mis sa jooksed 24 tundi järjest. Miks sa ütled Kas sa 12-aastasele, et jookse Aga mõtle, kui sa juba 24 tundi paned järjest? selle talle pähe, et ultrajooks on nii lahe, et mine tee see kunagi ära ja siis ta teebki ära ja siis mingi Kas see on midagi, mis sulle huvi pakuks? Nagu 24 tundi, aga ta ütles, et talle meeldib joosta. Mõtle, kui vahva oleks 24. 24 tundi Aga järjest. kas sa saad Kas aru, sulle et inimesed meeldiks teevad seda? 24 tundi järjest joosta? Jaa, ma vastasin täiesti. Ma ei usu. Aga inimesed teevad seda, Ma Kristel. saan aru, et nad teevad. Mul on väga hea meel, et nad teevad seda. Kristel Tervitame jookseb siinkohal midagi. kõiki neid, kes jooksevad 24 tundi järjest. Miia, räägi, kas sul on peale kergejõustiku veel mingisuguseid? Mingisuguseid, mis Mingid asju, millega sa tegeled või kelleks sa saada tahad näiteks kunagi? Ma ei ole kindel, kelleks ma saada tahan. Ja noh, nagu mul rohkem hobisid otseselt ei ole, aga mulle meeldib vabal ajal muidu näiteks sõpradega olla ja Mida üldse 12-aastased praegu õues teevad? Näiteks, käite te õues või? Kas see on Jaa. üldse moes? äkki nad on nutitelefonis kogu aeg? Ära palun mängi stereotüüpide peale tuli. Ma lihtsalt Mis on tavaliselt, mis nagu päriselt, mis tehakse üldse praegu? meie Kristeliga kunagi hängisime Raepoes Kuressaares, päriselt. See oli meie tolle aja hängimine sõpradega. no ma ei tea, nagu lihtsalt, Seda häng. no jah, Meil oli ka kunagi. põhiline oli häng. Ma just mõtlen, peaasi, et te olete värske õhu käes. See on kõige olulisem. Tubli, Kristel, et sa selle eest hoolitsed. Miia, Aga need- aitäh sulle. Ma loodan, et ülejäänud mängu ajal meil tulevad natuke asjalikumad küsimused sulle. Ja lähme nüüd siis mängu juurde. Ongi aeg meie esimeseks mänguks. Kas te olete valmis? Natuke rohkem entusiasmi Natuke, tahate. Väga hea. Esimene mäng on meil Me oleme täna rohkem entusiasti. õunajooks. Õuna jaoks võiks olla see mingisugune. Jaa, Aga meil ei ole neid. Õuna Õuna jooks. jooks. Korraga mängib üks võistleja. Võistlejate järjekord selgub loosiga. See on See on juba välja loos. See on väga hea. Nii. Mängija peab läbima etteantud distantsi. Mis on juba siin pandud See on paika. siis siin. Näiteks siit algab. Lähed. See on distants. Natuke väiksem kui 24 tunni jooks, aga siiski distants. Kristel näitab paremini seda ette. Ma näitan nüüd ette. Ja. Paned õuna pähe. Õun on siin. Õun on peas. Lähed. Lähed, käid. Nii, Kristel on nii proff lihtsalt selles, et talle õun ei kuku maha, aga Ma käisin oletame, et ühe sul korra esteetikatunnis. kukub maha. No, tee nüüd Näe, nii. nii. Aga nüüd küsimus on selles, et Aga mul ei olnud kiiret, mul ei ole mõisa mängus, on ju, ega telefoni. Kui sul õun peaks nüüd kõndides maha kukkuma, siis sa lihtsalt haarad õuna seal, kus sa oled, paned uuesti pähe ja jätad oma teekonda. Ja nüüd, aga siin on nüüd see asi, et tegemist ei ole lihtsalt selle ülesandega, et kui me vaatame, kas te saate sellega hakkama, see läheb aja peale ja sealt need raskused tulevadki, ehk siis jah, alustad siit, kes kõige kiiremini ära teeb, see saab kõige rohkem punkte. Mäng ei käi meise peale, mäng käib aja peale. Lihtne. Ja telefoni peale. Jah. Nii, väga hea. Taavi alustab. Teeme aplausi Taavile.
ja mitu ringi tegema peab? Käid siia, Edasi-tagasi. tuled tagasi. Edasi ja tagasi, jah? Jah. Oota, meil tuleb Aja peale. stopper ka. Kas meie stopperi mees on valmis? valmis. Oota, mul Väga on hea. mingi muhk siin. Nii. Väga lihtne. Ise võid panna, eks ju? Ei, no kes see teine paneb? Oot, mul on tõesti muhud siin kuidagi. See Tähelepanu. on see ehitustöö. Valmis Ja. olla. Läks! Nii. Väga hea. Ja... Edukalt läbitud, väga hea. Mul on tunne, et meil on liiga väike distants, kõik saavad liiga hästi sellega hakkama. Ei ole hullu, esimene asi peabki lihtne olema, siis Nii. soojendab üles. Nii. Taavi aeg tuli. 05.19. Väga hea. Jäta meelde oma aeg. Sa võid istuda. Günter, teeme aplausi. Günter! Nii, võta see õun, see maagiline õun. Vali oma peas see punkt, kus ta hoiab kinni kõige paremini. Oled sa valmis? Tähelepanu. Valmis olla. Läks! Nii. Tehtud! Aplaus! Günter! Väga hästi tehtud. Mis oli kontrollaeg? Günteri kontrollaega räägitakse üle, sest midagi läks seal vist. Aga me Ei ootame tea, kõik mis võis vastuseid. küll valesti minna. Spordikommentaator 7.99. Väga hea aeg. Tähendab, õun. Ja kolmas võistlejad on Miia! siia. Miia! Aplaus! Nii, Miia. Kergejõustikus vist ei panda, ei Õuna tehta pea selliseid peale. ülesandeid. ei. Nii, me soovime Proovime. sulle edu. Kas Oled sa valmis? õun on paigas? Tähelepanu. Valmis olla. Läks! Valmis, tehtud. Aitäh, Miia. Mis võis olla Miia aeg? Me keegi ei tea, aga... See on põnevam. Niipidi, me mõtlesime, et Esimesel kahel ei läinud nii hästi, kõik teavad teie aegu. Aga siis Nii. ongi põnevam, sest rohkem aegu me ei tea. Ja, Kasper, palun. Aplaus. No nii. Äkki sa võtsid liiga ilusa õuna, et kõigil püsib see peas? Ma ei võtnud midagi. Nii. Kas sa oled valmis? Jah. Siis tähelepanu, valmis olla, läks! No nii, ja läheb väga selline püsivalt läheb, kõik läheb ilusti. Hästi tehtud! Tubli, Väga hea. Günter! Ma teen ühe aevastuse. Nii, Ivar, palun. No nii. Näe, vaata, tal ei ole pea muuline nagu sul. Tähelepanu, valmis olla. Läks! Ivar läheb ka väga, pea on väga paigal. Ma räägin, selleks pidanud olema mingi suurem ring. Sulle, Tubli, aitäh Ivar. sulle. Vaata, see oli väga huvitav variant. Jalad käisid ära, aga Pead oli hiljem järgi, jah, jalad olid ees, äkki ta tegi No nii, siin on ikkagi läbi mõeldud kõik. Kõik on harjutanud, kõik vaatasid. Sest sa jätsid selle igale poole lahkile. Ei jätnud. No nii, Martin, No nii. kas sa oled Tähelepanu, valmis? valmis olla. Läks! Ja läheb ka tema väga tasase sammuga, ent kindlameelselt. Ja tagasi ta ongi! Hopsti! Hästi tehtud. Tubli. See oleks pidanud tõesti... Teeme natuke elavamalt neid aplause. Meid on vähe, aga me oleme tublid! Selena! Nii, Ütle, kui sa valmis oled. kas... Ja nii, valmis. Tähelepanu, valmis olla. Läks! Kinni hoia. Hästi tehtud! Natuke cheatitud, aga see on okei. Ja, nii. Caitlin, oled sa valmis? Hoia, otsi ilus koht. Tähelepanu, Valmis olla. Läks! Ja, väga hea, väga hea. Ja ta... Ja tehtud! Väga hästi tehtud, Caitlin! Aga see oligi viimane. No nii, esimene võistlus on lõppenud. Ma nägin väga hästi tehtud. Õunad suhteliselt püsisid. Osadel paremini, osadel halvemini, aga nii on see elus. Osadel paremini. Osadel olid ikkagi harjutanud nagu näha. Jah. Osad ei olnud. Kas te olete varem teinud üldse sellist hullu tükki? Õun peas ringi käia, see on ju, kes sihukest asja teeb? Kas meil on ka mingisuguseid tulemusi äkki öelda? Ei ole. Kõik on siin läbi mõeldud ja läbi harjutatud.
aga loeme siis kommentaare Jaa, nii lähme kaua. vaatame, mis kommentaar. Kas Osale- saunaussidel pea ei hakka ringi käima sellest tiirutamisest? Nii, Kas kellelgi hakkas saunaussid. pea ringi käima? Pigem oli hea tunne teha seda kogu asja või pigem ei? Mis te arvate, kes kõige kiirem oli pealt vaadates? Taavil oli päris hea. Ivar oli päris kiire. tempo Ja ta jalad. See toimis. Ja see keerutus seal. Ja see oli tõesti, see oli graatsiline ja seda oli, seal oli seda Ivar on ikka mänguilu. harjutanud seda seal Võrumaa metsades. Pluss tõepoolest, tal ei olnud neid muhke peas, mis oleks. No katsu. Aga see on alles esimene mäng, nii et see ei tähenda veel Kas sa mitte lööd naelu midagi. peaga, lööd naelu sinna sisse asjadesse või? Oludes Selleks on ju haamer, Taavikene. Ei, ta tahab ikka peaga. No kui peaga, siis peaga. Midagi ei ole teha. Peaasi, et pea alles jääb. Just. Teeme meie osalejatele kõikidele aplausi, sest ilmselgelt me ei suuda välja mõelda, kes on liidripositsioonil. Aga te võite ka kommentaariumis osa võtta, sest seal käib ka loos, muide. Just nii. Seal käib tihe viktoriin. Tihe rebimine. Tihe rebimine. Seal käib viktoriin, küsitakse küsimusi ja kui sa küsimusele õigesti vastad, siis sul on võimalus võita endale Akupank. Just. Akupank. Akupank. Aga kõikide osalejate vahel, kes sinna üldse kommenteerivad, Jah. nende vahel loositakse välja üks iPhone XS ja see on 64 gigane. Nii et Ja- teeme rekordi, vaatame, jah. kui palju kommentaare me saame. Praegu meil on Päris palju, sest need päris on palju on jaa, juba. 804, aga see on täiesti vale number, sellepärast et teid on palju rohkem tegelikult. Nii et kommenteerige. Ja ahah, okei. Mis, ahah. Ivar võitiski. Ivar Näed, oligi kõik panid kõige tegi kiiremini. täppi. Jaa. Ma ei saa, teeme aplausi. Kuna ma ülejäänud pingejärjestusest ei saa päris hästi aru, siis me rohkem ette ei loegi. Ei, on, kõik on hästi. Ivar on esimene, Taavi on siis teine, ma saan aru. Martin on 3., 4. on Miia, 5. on Caitlin, 6. on Selena, 7. on Günther ja 8. on Kasper. Teeme aplausi ja see on alles algus, see oli alles esimene võistlus. See ei tähenda veel tõesti mitte midagi, sest kõik võib muutuda. Teine mäng algab nüüd. Teine mäng kannab pealkirja õunaseemnete arvamine. Korraga mängib üks võistleja. Võistleja Järjekord. peab arvama, kui palju me jagame kõikidele teile õunad ja te peate Ei, arvama, meil on ainult üks õun. kui palju on õuna sees seemneid. Ja, Vabandust, meil on tõesti üks ja see sama õun, ma kohe valin siit välja. Noh, see näeb täpselt siuke õun välja, kes tahaks meile rääkida, mitu seemet temast võitub. Nii, see õun. Äkki kõik võivad katsuda ka seda, et Jaa, teemegi nii. naastjad, sisemised naastjad ütlevad. Nii, Nendele, Taavi et saab siis mitu esimesena seemet? arvata, mitu seemet võib olla peidus selles õunas. Sa võid Kas see valjusti on aja mõelda. peale? Ei ole Ei aja ole? peale, See on aga nüüd, kellel on õige number. jah, Aega siin ei võeta. Kas see on aja peal? sa Ma võid pakun- valjusti arutleda, mis Ma tunne pakun ja, on. no arvestades seda suurust, seda sorti, eks ju. Jah, lõhna järgi, väga põnev. Usse nagu ei ole. Ma pakuks No, pakun 8. 8 seemet. 8. 8 seemet, kallid vaatajad. Pakkuge Öelge ka ise teie. ka. Palju Mitu see seemet võib siin seemeid sees olla? võib olla? Äkki võidate iPhone'i, kunagi ei tea. Nii, Günther, kui tuttavad sulle õunad on elus? Nii tuttavad, kui palju ma neid söönud olen. Väga hea vastus. See oli Kui tõesti, see oli palju sa- poliitiliselt korrektne. Kui palju sa tavaliselt neid seemneid oled märganud ühes tavalises õunas? Mis see siuke keskmine võiks olla? Ma tõesti ei oska öelda. No vot. Keegi ei loe kunagi Need on need väiksed asjad, millele elus tavaliselt üldse tähelepanu ei pööra. Mis sa arvad, kui palju selles õunas võiks olla seemneid? Ma pakun 9. Selge. Üks rohkem kui Taavil. Selge. Väga hea. Aitäh sulle, Günther. Miia. Keegi ei julge, tundub, et rohkem pakkuda. Või siiski? Nii, Miia. Kas sulle õunad maitsevad üldse? maitsevad. Pigem maitsevad. Jah. Palju selles õunas võiks olla seemneid? Ma arvan, et äkki 7. 7. Väga hea pakkumine. Kõik ütlevad väga väikse numbri. Nii, järgmisena. Kes meil oli? Nii, sina, Kasper, olid.
vaata seda õuna nüüd. Tutvu temaga, räägi temaga juttu. Psühholoogia vist väga palju siin ei aita. Äkki just aitab. Äkki sa peaks Ei tea, mulle jah. tegema väikse analüüsi praegu. Olla või mitte olla. Õun. ma arvan, et täpselt mul on ilus number 4, see on 4 seemet ka. 4. Väga hea lähenemine asjale. Väga hea. Nii, Ivar. ma arvan, et 5 seemet on. No vaata kaalu järgi, vaata korra kaalu järgi üle. Kas see tundub olevat õun, milles on 5 seemet sees? Tundub küll, jah. Väga hea Väga pakkumine. Nii, siis meil oli Martin. Martin. Sorry, I didn't see you there. Nii, Martin. Mis siis, kui ma sama numbri pakun, kui keegi teine? Siis meil läheb nii põnevaks. Saab tõesti. Okei. Kas selle peale mõtlesite? Pane sama. Tahad öelda kellegagi sama numbri või? Pigem. Ma rääkisin seal ka. Ma olen igal pool. Nii, Martin. Õuna pooleks, siis palju seal seemned sees on? Martin läheneb loogiliselt. Ja Nagu matemaatiliselt. näha siiski ettevõtet. Võib öelda muidugi täpselt sama arvu. Sellest pole ju midagi hullu, kui Läheks teil siis mõlemal Kasperi taktika peale, ütleks 6. Okei. Nii, väga põnev. Räägi meile. No kuule, sina ju peaks teadma, millest see õun koosneb. Ma arvan, et Igat rakku selles õunas tundma kui oma laba kätt. Ma ütlen 7 ikkagi. 7. Kas see on selline keskmine arv, mis õunas See on võiks olla? võidunumber. Ahah, Ahaa. põnev. No nii, Keitlin, mis sa arvad? 5. 5. Ivariga samasse kohta. 5. Nii, tooge meile üks nuga. Teeme seda siin teie kõigi silmal. Aitäh, Taavi. Nii, nüüd on põnev hetk. Kas teil on ka sama põnev kui mul? Nii, lõikame selle Kõigil on oma õuna numbrid pooleks. meeles? Me panime kirja ka vist. Nii, siin on esimene seeme. Kes üks pakkus? Siin pole ühtegi. Näe, täitsa tühjus. No nii. Muidugi me ei ole... Nii, Siin 2 on- see... Ma ei saa aru, mis see siis on. No paneme, et see on ka seeme. Nii. Ta on See siuke... kest. Ta on jah Ta ei ole- koorik. ta ei ole Äkki ta nagu- tuli siit küljest või? Seemne Ei beebi. tulnud. Ei tulnud. Ta on vist seemne veebi, jah? No, ütleme siuke 2,5 siis praegu. Mul on tühjus siin. 3. Vaatame kohe, kas siin on ja palju siin on veel peidus. Oi. Ja. 4. 4,5. Kas me siis sinu oma lugesime nüüd? Ma arvan, et me ei loe, sest ta ei ole nagu seeme. Ta on nagu siuke... On ta seeme või? Kas me saaks kohtuniku siia? Kohtuniku. Ei ole. Ma vaatan ka veel. Kas me loeme selle seemneks? Kas see on seeme või see ei ole seeme? Mul on tunne, et see ei ole seeme. Aga Kas härra laseme- kohtunik ütles, et see on seeme. Ei, laseme publikul ka otsustada korra. Kallis publikum, kui oleks teie teha, kas te ütleksite, et see on selline seemne beebi või pigem selline Ma vaatasin, ma tahtsin, on et äkki seemne siin on beebi, jah? veel seemne. välja arenemata seeme? Vaatame kõik üle, Vist rohkem seemne. sest ta on nagu selline, ta on seeme, jah? No ma Mis seal vettas lasen see teil teil ka on? vaadata, oma silm on kuningasega, siin ei saa kedagi välja jätta sellest mängust. Nii, kas kõik Kas see on kinnitavad? seeme? Tegemist on seemnega. Meie sõltumatu õunaspetsialistide ühing on Otsustas. otsustanud, et selles õunas on 5 seemet. Kes pakkus 5? Ivar! Ivar ja Keitlin mõlemad. Näe, mõnikord tasub oma pinginaabrit kuulata, teba pealt maha teha küll. Ei ole midagi, ma natuke. Mis ta siis õi enne? Täitsa hea õun. Kuule, Nii et niimoodi läks väga hea, meie võidjad on õunamäng. olemas. Ma ei tea, mida see nüüd teile tähendab. Aga nüüd, Siia vahele me Me vaatame teeme- ühe video, jah, sest me kõik tahame ju teada, mismoodi need 8 inimest siia said. ja Ja see selle video kohta. näitabki seda. Just nimelt. Tere! Me oleme täna Tallinnas. tere, Tartu!
Jõumehed osalevad sarja Läänemaailm ühisvaatamisel vabatahtlikult. Hello? Arnold? Rohkelt emotsioone HBO sarjade ja filmidega nüüd Telia TV-s. Telia, kõik ühest kohast. 20 aastat tagasi tähendas koolikiusamine seda, et sind närriti, nügiti, löödi ja tõrjuti. kuid pärast koolipäeva lõppu Sai ka kiusamine vähemalt selleks päevaks läbi. tänapäeval kiusatakse täpselt samamoodi. Ainult üks asi on teisiti. Tule anna sinagi oma hääl küberkiusu vastu. Ja me oleme tagasi ning Tagasi aeg teiega. on meie kolmandaks mänguks. Ja enne veel, kui me läheme kolmanda mängu juurde, vaatame vahepeal, mis seal kommentaariumis toimub. Toimub näiteks õunade emootikonid on seal ja üks ütleb, et osaleb ja Kito ütleb, et ja teada, et Rein on teine koht. Ja ka meil on hea meel, et Rein on teine koht. Meie kolmas mäng, kallid finalistid, on väga lihtne mäng. Nimelt, mõelge nüüd oma peas, kui te lubate endal mõelda. Välja üks loom. Ükskõik milline loom, teie lemmikloom, mis iganes loom teile pähe tuleb. Ja te võtate ühe õuna ning üritate sellest õunast välja hammustada selle looma. Just. Aga ei tohi kasutada ei käsi ega mitte midagi muud, vaid ainult oma suud. Oma suukest, oma hambakesi ja tegema ühe looma. Kui teil see loom on välja hammustatud, läbi hammustatud, siis me paneme need siia niimoodi rivvi. Ja siis peate ka oma loomale välja mõtlema story. Mis loomaga on tegu, mis on tema nimi, kust tema tuleb, milliseid tundeid ta tunneb ja nii edasi, nii tagasi. Okei? Ja mängivad kaks võistlejat siis oma vahel. Ja, me alustame siis Taavi ja Günter. Just. Alustavad koos. Palun. Tulge valige siit välja endale üks õun. Ja käes
te võite käes hoida, selles suhtes võib nagu käsi kasutada. Ah, Jah, et ei pea niimoodi maas seda. aga et sa ei tohi nagu näppudega rebida, selles on siis nagu nii-öelda. Ainult hammustades, ühes käes hoides ja hammustades. See oli väga hea point. Jah, siin ja just nii ongi. Nii. Aja peale asi ei käi, aga noh, ütleme nii, et õhtu lõpuni ka päris ei saa jääda siia. Jah. Kõik tahaks koju minna, osad on kaugemalt tulnud. Ja palun väga alustage, jumal küll, ega siis loome ei nõua, noh. Kus ma sülitame need asjad? Ahah, näe, aga võta siit. Võib siia peale, jah? Jah, näe, Günter, sina ka. Võta. Teised siis mõtlevad nii kaua. Oma loomi ja jutukesi välja. Noh. Sul ei taha, siis ei pea sööma, jah? Sa ei pea sööma mitte midagi, mida sa ei taha, Taavi. Taavi, taha õuna süüa. See on üks meie põhiasju kogu elu olnud. Et me ei sunni kedagi sööma, mida nad ei taha. Väga põnev, ma ei tea küll, mis siin praegu toimub ja mis looma... Kasper, mis sa arvad, kuidas need lähenevad asjale? Kas targalt või kas ongi üldse mingisugust tarka ja mitte tarka? Ma sööks vähemalt õuna ära, ne? Ahah. Sina jätaks no survivors põhimõtteliselt. Kas teistel on ka juba mingid ideed nagu tekkimas, et mida võiks teha? Keitli, mis sa arvad? Ma ei tea. Milline... Ahah, näed, ja Taavil on väga huvitav. Mingi süsteem. Ahah, 5 minutit ja siis teil peab valmis olema. Ahah. No. Ja aeg on jäänud kaua veel. No, ma arvan, et me saame siin kiiremini ka. Ma usun ka. Martin, sa näed kõige lähemalt, kas mõni hammas on ka juba õuna? Kas sa juba oskad arvata, mis see on? Arva. Ma arvan, et see võiks olla mingi vöötlooma moodi. See on vist tõesti siilikene. Ahah, nii. Mille alusel neid punkte pannakse, kas nagu... Võt see on juba meie teada. Sina tee ainult looma praegu. Sina ei pea millegi muu pärast muretsema. Ära sina muretse, kuidas me need punktid teeme. Sa vaatad, et loom oleks ilus. Günter, mis loom see on? Ei tea, mul läks valesti juba. Võta uus on, sul on 5 minutit aega ju. Nii, kaua sul veel aega on? Vähem? 3 minutit. 3 minutit maale. Nii. Sa jõuad. Lähene sellele loominguliselt. Sa pead pärast rääkima juurde, mis loom see on. Mul on valmis. Väga tubli. Väga tubli, Taavi. Sa võid puhata natuke. Jah, mõtle siis välja, kellega tegu on ja miks just selline loom. Sa võid selle loomakese panna sinna laua peale ja oma ülejäägid visata prügikasti. Tead, mis ma arvan, et me teeme selle loomade väljapaneku, me teeme siia. Siis näeb ka meie kallis publikum, sellepärast, et ma olen täiesti kindel, et ka kallis publikum tahab hiljem kaasa rääkida selles, et kelle loomakene on see rohkem punkte väärt. Just. Jah, panedagi siia. Nii, meil on aega veel, kui palju aega on jäänud? 2 minutit. Mul on ka valmis. Sul on valmis? Ja Günter just sai valmis. Väga tubli. Günter, väga hästi tehtud. Ma ei tea, miks ma seda ise hoian. Mis pidi ta käib sul? Sul on eelistusi? See on siuke loom, tal ei ole väga vahet. Väga hea. Sellised loomad on väga head. Väga põnev loom. Siis on ükskõik, mis pidi vaatad, ikka on hea loom. Nii. 3. ja 4. Me kuulame lugusid pärast. See on väga hea, kes saavad visuaalselt tutvuda loomadega. Esimesed 2 on olemas. Nii, ja nüüd lähevad siis, kes meil on? Miia ja Kasper. Teeme väikse aplausi ka. Siis on lõbusam tulla. Valige aga välja oma õunakesed, millest saavad loomakesed. No nii, Kasper paneb kohe jõuga, ei hakka midagi siin tagasi hoidma. Miia mõtleb natuke. Kuid siiski enne lubas ta suure suuga, selle sama suure suuga, mis seda teeb, et ta sööb ära õuna. Nüüd on... näed! Miia läheneb strateegiliselt. Ta ei tee veel otsuseid, vaid ta vaatab õuna ja tutvub kõigepealt materjaliga. See on väga õige. Läheb tegudeks. Väga hea. Nii. Esimesed jupid lendavad. Kasper on leidnud ennast väikse dilemma ees, kuhu hammustada järgmisena. Ja tuli välja, et see oli see õige koht. Pool õunast on juba peaaegu läinud. Mis saab edasi? Kasper on tubli, ta sööb õuna ära, kui ülejäänud. Jah. Sõid juba ennem kõhu täis, siis Kasper sööb nüüd. Miia teeb väikeste jupikeste kaupa. Ei tea veel, kas need jupid lähevad pärast ka veel töösse. Võib-olla lähevad, võib-olla ei lähe.
see on täiesti lubatud see on kusjuures. väga pinev. See on tõesti Ma ei põnev. oska isegi arvata, mis loomasid nad teevad. Ma ei oskaks isegi ühtegi looma praegu välja mõelda, kui keegi küsiks mult mõne looma. Mõtle, kui Kaspar sa Taas teed on arma, jänest, järelikult kuidas sa tal neid on päris tormi mitu teed looma sinna? peas praegu. Loodetavasti ei ole ükski neist kirp. Ahaa, siuke loom. Kuidas? Kui me praegu vaid näeks nende ajudesse. Tõesti. Mis mõttetöö? Mis pildid seal eest läbi käivad? Millised loomade virvarrid? Kabjalised, sulelised. Mõned on täitsa palju nahaga. Neid on ka olemas. No nii. Miia, mis sul saama hakkab seal? Sa veel ei pea ütlema. Aga sa võid öelda, et midagi head. Kas midagi head? Võib-olla. Võib-olla. Saladuslik. Aega on meil jäänud. 30. Väga põnev. Ei oskagi nagu kohe kommenteerida kuidas seda asja. peame rohkem seda spordikommentaatorid vaatama, et kuidas sellist asja kommenteerida siis kõrvalt? Praegu ei saa neid tõmbeid ja asju ei saa nagu väga kommenteerida. No nii, ja Kaspar hakkas kohe lõpuspurti. Aega veel on. Sööge ettevaatlikult. Miia, mul on tunne, et sööb lihtsalt õuna ära ja poolõuna väga ei meeldi. Aga võib-olla siit tuleb just väga strateegiline tegu. Keegi ei tea veel. Keegi ei tea tõesti. Äkki siit tuleb väike uss? Oleks võib-olla loogiline, ütleb minu loogika, aga ma ei saa rääkida veel kellegi mõtteid. Kaspar, kas sul on loom valmis? Kas sul on valmis? Kasperil on loom valmis, Väga tema tubli. aplausi. Palun aseta meie loomaaeda siia. Väga hea. Ja Miia jätkab oma kunstiteosega. Sa ei pea kiirustama, aega on veel 20. Võta rahulikult. Maailm loodi ka 7 päevaga. Sul on ainult 2 minutit veel, aga noh. Ei ole hullu. Ma ei tea, ma täpselt ei oska seda teha, aga enam-vähem. No ma arvan, et see on hea küll. Miia, väga hästi, teeme aplausi ka. Panete siia loomaaeda. Ja võid panna siia. Ja võid panna talle eraldi, kui tal on vaja eraldi soojustust. Ja juba järgmised veistajad liiguvad laua juurde. Martin ja Ivar. Ma teen sulle siin töölaua puhtaks. Oi, nad tegid ise. Väga hea. Ei peagi palju tegema, kui keegi aitab. Nii. Oota, Ivar valib veel õuna. Ma piilun puu tagant. Ma piilun siin põõsast ja põranda praost. Ja nii, olete te valmis, härrased? Hakake aga nosima. Tegudele. Taavi, mis mõtted sul peast läbi käisid samal ajal, kui sa nosisid seda õunakest 2 suu poolega? Ei. Maitsev oli. Maitsev õun oli või? Sa ei söönudki ju. Kasper siin sõi. Mis sul peas toimus üldse? Mis su esimene mõte oli, kui sa kuulsid, et nüüd sa pead looma sellest õunast tegema? Mis su esimene mõte oli? Esimene mõte? Mõtlesin, et kuidas teha kotkast. Aa. Lindu. No? Aga ei. Kas sa ei hakkama? Ma tegid midagi muud, okei. No, Sellest juba pärast. kuulete. Just. Miia, kas sa oled rahul sellega, mis sul lõpuks juhtus? Me nüüd küsime 2 kohast korraga. Okei, me küsime Günterilt ennem. Ma mõtlesin ennem tegelikult väikse loo välja ja siis mõtlesin, mis loo sinna sobida võiks. terane. Väga hea. Miia, kuidas sul tundus? Juba valmis! Ivar! Võib-olla siin oleks ka ikka pidanud väikse ajalimiidi võidu tegema. Ja ei, väga hea, Ivar. Kes sulle? Aplaus! Ivaril valmis. Martin, võid veel rahulik, palju meil aega on? 3:51. Nii palju on veel aega. Ivar, kuidas sul nii kiiresti? Sul oli juba kõik, plaan oli paigas. Teadsid täpselt, kust nosida. Kui palju jätta? Kuidas sa nii kiiresti juba välja mõtlesid? Sa vaatasid teiste pealt, et mis vead, mida mitte teha? Ma alguses juba mõtlesin välja, mis teen. Martin jälle läheneb väga meesplaaniga on alati hea. Ta keerab seda, ta vaatab. Paneb loodi. Õige. Sa ei taha kipakat looma endale. See ju jääb ju ringis kõndima. Ahaa! No nii, viimane liif sai antud ja Martini loom on valmis. Aplaus! Ja viimased 2 võistlejat. Nii, Selena ja Caitlin. Kas te olete valmis? Kas teil on välja mõeldud juba, mis te teete? Neil oli nii kaua aega mõelda. Hea on olla viimaste seas, ma arvan. Jah.
esimesed pandi kohe tanki, aga noh, tegema, eks ole. Kas oli raskem ka või pigem oli hea niimoodi point blank, mine peale ja hakka tegema? Aga nagu ei mõelda peale. Lihtsalt. Kohe tuli mõte, vaata. Noh, see on ju ka tegelikult hea. Nii, sellena, mis juhtus juba läks sassi või tulebki siuke 2 õunaga loom? Kohe läks sassi, veits ja ampsu juba sassi. Mul on, noh ikka Pole hullu, õunu meil on. Iga amps ei saagi kohe õige amps olla. Noh, mis teil siis ka toimub muidu? Chill on. Tegelikult on hea, mingis mõttes pinge on juba nagu veits maas. No mitte nagu üleüldine pinge, selles suhtes, et telefonid on ju veel saamata. Aga noh, siuke, jah. Kui ma ei eksi, siis need on kõik need õunad, mis need ligi 100 inimest tõid meile. On või? Ei ole jah, selge. Ma sain aru, et need õunad tulevad siia, aga ei tulegi. Caitlin on juba tehtud. Väga resoluutselt, boom, minu loom, valmis. Ma juba tahaks neid jutte siia kõrvale kuulda. Taustalugusid. Palju meil aega on? 3.55, seda on ju rohkem kui... Ärme pane pinget peale. Ei pane, ei, jumal. Võta rahulikult. Sul on veel 3 minutit. Väga nunnu, siuke pisike. Tal on mingi kaval plaan. Ta läheneb kuidagi teistmoodi seal. Ta on õppinud seda, ta teab, millest loomad koosnevad. Ta teab, millest õunad koosnevad. Pane 2 kokku. Saad Selena õunalooma. Ja nii need asjad tihti peale käivadki. Paned 2 kokku. Ja ongi 2 asja koos. Väga hea. See on loogiline. Ja Selena on ka võtnud viimase ampsu. Selle siis otsustasid, et see ei läinud kohe mitte, see õun. Mis selle lõunal siis viga oli? Mul ei olnud kõrvade jaoks ruumi. Ahaa! Nii et kõrvadega loom. See igivana probleem. On seal. Nii! Alustame aga esimesest õunast, palun. Taavi, palun räägi meile oma loomast. Tutvusta teda. Tere! Mis pidi ta üldse nagu on siin? Kas nägu on? Nagu, kuidas ta... No aga tule ja näita. Näe, võta see pastakas, siis saad niimoodi näidata. Ma võin joonistada peale. Ärme joonista oma loomade peale, see ei ole, beta ei vaata sellele. Mis ta teeb, jah? Jah, räägi. Tema teeb niimoodi. Ahah. Ja see ongi ta funktsioon. Ja siis mõnikord, kus üles ta sööb õuna ka. Ahaa, ehk siis... Kuidas teda siis harilikus loomariigis ka tuntakse, kui... Et mis loom see on? Jah, just! Tema on meil Siil, Aialik, Hedvig. Hedvig, vahva. Siil, Hedvig. Ja nagu näha, tal on siuke erinevad tujud. Kui tal halb tuju on, siis ta läheb natuke pruuniks. Talle siis ta on kaamera uje, et talle ei meeldi, kui ta filmitakse. Aga jällegi, jah, nagu näha, siis tegelikult tavaline see jume pruun on ju täitsa jumekas. Jah, sügise värvi on nagu siil. Ja ilma solaariumite saavutatud iga inimsunistus. Jah. Nii et Siil Hedvig. Siil Hedvig, just. Siil Hedvig. Aitäh sulle, Taavi. Siil Hedvig. Väga ilusti tehtud. Ma kirjutan kohe juurde ka. Siil Hedvig. Nii, tuleb Günter. Günter, palun, tule räägi. Ma annan sulle selle tähtsa pliiatsi ka, millega sa saad siis näidata täpselt, mis on kus. Nii. See peaks olema kilpkonn, niipidi. Kilpkonn. Kilpkonn Ralf. See on siis kilp, ma saan aru. Jah, siin tulevad tal jalad, pea ja saba. Aga ta on nagu siuke nagu siis sissepoole. Kui tavaliselt on nagu väljapoole, siis ta on peidus. Ta on peidus, jah. Ta on ju peidus. Loogiline. Kuidas sa kohe sellest aru ei saa? Kas on temal ka mingisugune nimi? Ei taha väga küsida. Tema nimi on Ralf. Ralf? Kilpkonn Ralf. Jah, ma mõtlesin ühe loo ka talle. Oh, palun! Et talle on meeldinud juba sünnist saati reisida ja avastada maailma. Aga kuna ta on kilpkonn, siis ta ei saa kaua olla maa peal ja peab vahepeal vee sees käima. Ja kuna ta on ka nii aeglane, siis ei saa ta ka väga kaugele minna, kuid just ta vee sees ei lähe nii kaugemale. Ja siis üks päev, kui ta on enda maailma avastamisel, siis leiab teda üks laps, kes võtab ta enda juurde koju ja hakkab teda kasvatama. Ja
võib-olla. sa ei tea ju, kas sa temaga kokku tegelikult satud, eks Jah, ole? jah. Õige. Ja sellel lapsel meeldib ka väga reisida ja siis võtab kogu aeg kilpkonna oma reisidele kaasa. Nii et Ja Ralf hoiab. saabki oma eluunistuse ja ta saab reisida igale poole või? Saab. nii vahva lugu. See on täiega lahe lugu. Günther. Aitäh, ma kirjutan juurde sulle. Aitäh, Günther. See oli küll lahe. Ralf, ja the kilpkonn. tuleb meie järgmine osavõtja, Nii, kes tegi selle. Kas see oli? see oli ju Jah, ilmselgelt see- Kasper. Tuli. Kasper, palun räägi meile oma esialgselt kotkas pidi olema. ei, nüüd. see on taskukoer nimega Beauty. Beauty. Beauty, jah. ärge Taskukoer. laske enda väiksest suurusest hirmutada ühtegi seda looma ta siit ei karda. Ahah. Siit on näha ilusti. Siin on nagu jalgade peal. Siin on tehtud jalad üritada teha. Siin on saba. See on see kehakuju. Siia ma üritasin nagu hambaid, hammastega silmi. ahah, Et silmad on ka tal olemas. Ahah. veits erinevatel kõrgustel. Jah. Päris jah. Ega see... Vähemalt ega Ja silmad. ta seal... ta on täpselt siuke taskukoer, mille saab lennukisse ka kaasa võtta. Kas tal oli nimi ka või? Ja Beauty. Beauty, õigus, Beauty Beauty. täpselt, jah. Ja mis see Beauty, kust Beauty siukse nime on saanud? Beauty, jah. Töökaaslasel on siuke taskukoer. Nii et see on siis pühendusega töökaaslasele. Jaa, koerale. Väikestele koertele, Väga armas. kes Väga otsivad lahe. enda kohta siin ilmas. Nunnumeeter põhjas. Nii, väga lahe. aitäh sulle, Kasper. Kirjutame juurde koer Beauty. Ja järgmine. Ma ei tea, kas Miia. see Beauty, ma teen siis niimoodi. Nii, Miia, palun. Sinu loomakene ja tema lugu. Noh, see peaks olema uss. Ja tema nimi on Mirtel. oo, Nagu Pohla. Ja miks just uss? ma ei tea, mul ei tulnud väga muud ideed. No aga samas, õun ja uss tundub ju loogiline tegelikult, eks ju, kui sa niimoodi mõtlema hakkad. Mis, nii, tema nimi on Mirtel. Kust ta niimoodi jõudis meieni? Õuna seest. Õuna seest. Loogiline. Mis küsimus? See on puhtalt, see on loogika maalt tulnud. Õuna, uss, õunast tehtud. Mirtel. Mirtel. Aitäh, Miia. Aitäh, Miia, tõesti. Väga hea uss. Nii, ma kirjutan juurde. Mirtel. Nii, Ivar, räägi meile oma loomast. Palun. see on ka kilpkonn, see on juba vana kilpkonn. tema nimi on Eduard. Eduard. siin peaks pea olema ja siis see on kilp. Ahah, kas ta elab veel? ta elab veel, Aga ta on vana. jah. ta on paikne kilpkonn, ta ei reisi väga. Ahah. Ja kuidas temaga siis nii läks, et ta, kas ta on kogu aeg paikne olnud või ta ongi sellise... no Ta on vana. nüüd vanaks ja siis jäi paikseks. Kuidas ta oma päevi veedab? Ujudes ja süües. Mulle meeldivad need tegevused samuti. Kas tal oli nimi ka, jah? Edward. Eduard. Eduard. Vabandust. Eduard. Eduard. Vahva. Ai, Ja see on kõik. ongi kõik, jah? ongi kõik. No väga hea, Ivar, aitäh sulle. Eduard. Kilps. No nii, Martin. No nii, tubli. Sa olid väga strateegiline, ma vaatasin. Mis siit tuleb? Mis see siis, kuidas see siis tundub sulle, mis see olla võiks? Okei, ma pakun ise. See on hästi mängitud, Martin. Ma alguses, kui seda veel ei olnud siin, siis ma mõtlesin, et see on lepatriinu. Et ma mõtlesin, et need on nagu need lepatriinu täpid. Panin täppi või? Vist ei pannud. Ja siis, kui sa selle panid, siis ma hakkasin mõtlema, et oot, äkki see on Dalmatia koer, et see on nagu saba. Sa mängid talle liiga palju Sul on variante kass. ette. Tal pole õrna aimugi, mis asi see Kuuli, on. ma lootsin su abile. Ma ei tea. Tegelikult Kumb on see nendest kahest on siis? Tegelikult on see karihiir Marvin. Karihiir. Laiguline karihiir. Ma kuulsin vaimuline. Laiguline, vaata. Siis temaga on siuke lugu, et noh, tegelikult hiired vist nagu ei lähe nii paksuks, pigem nagu ampstrid, aga ta nagu jah, leidis enda siukse maapähkli põllu, et ta siis on hästi täis puginud ja miks tal jalgu näha ei ole, ongi see, et ta keharaskus on lihtsalt nii suur, et ta jalad nagu täiesti kõhu alla vajutanud.
et ta nagu, tal on, selles mõttes ta Marvin. seedib praegu seda kogu Maapähkli. gemüüset ja saba on tal olemas vähemalt, et nagu muidu ta ei suudaks nagu tasakaalu hoida. Jah, et selles mõttes tal on praegu päris hea olla, et see saba oli päris geniaalne lahendus, ma mõtlesin tükk aega, et see oli väga geniaalne. mis see loom ikka ilma sabat. Väga lahe, Marvin jah? Natukene siin teistele võistlejatele sellist shade'i. Marvin oli siis Kaksis selle V-ga. nimi, jah? Kaksis V-ga. Sai kirja. Hiir. Nii, see oli sinu jah? on kohavahetus. Ahah. Nii, Selena. Mis loomaga võiks olla tegu? mul vast saavad kõik aru, et see on jänes. Saab jah? Ja tõepoolest. See on jänes. Siin ei ole ju kahtluse kübekestki. Tegemist on jänesega. ma niikuinii ei oleks saanud hammustamisel siis midagi teha, et ma tegin see peale. See on nagu... Väga kaval. Väga kaval. Me ju ei öelnud, et see Armas. nii ei tohi väga teha. teistmoodi lahendus. Nii. On sellel jänesel ka mõni nimi? no teeme nii, et ta on Mari. Mari. Jänes Mari. Õuna peal. Väga hea. Aitäh sulle, Selena. Jänes Mari õuna peal. Nii. Caitlin. see on õun, siin on kaks, ma ei tea, kus see teine on. kaks õunu, kaks ussikisauku ja ussikise on õuna sees. See ja mic drop. See oli lihtsalt geniaalne. 8. klass võid siiski Ei, tegelikult ärge minge võistke. nii lihtne, kuid Mis selle väga ussikese tabav nimi on? lahendus. Joonas. Joonas! Joonas Uss. Kuulge. Väga lahe. Mis asja? Juss pani kokku. Joonas oli ju. Joonas Uss. Sa panid uss. Ma panin Juss kokku. Uss. Joonas. Oota, Oota, nüüd me peame nüüd siis... ahah. Kõigepealt küsime meie kallilt publikumilt, kui te peaksite valima, kes teile kõige rohkem meelde jäi? Kutsa. Kes kellelegi teisele meelde jäi? Sa oled kallutatud arvamusega. Ta on täiesti kallutatud. Nii. Kes... Teine vastavad enda ees. Kuulge, publikum, nii ei saa! Te ei tulnud siia kaasa elama. Kallid kommentaatorid, kirjutage... Kes teile meeldis? Kas Hedvig, Ralf, Beauty, Mirtel, Edward, Marvin, Mari, Joonas? Yes. Kas tuleb sealt midagi ka või? Mitte midagi ei tule. Oota. Me vist ei näe new comments. New comments 124 on seal all, mida me ei Kõik näe. osalevad, aga keegi ei taha öelda, kes nendele meeldib. Kas keegi on öelnud? Okei, proovime oma, nii, tead, nii. Oota. Mina ei oska valida. Ma ütlen ausalt, Kõikide lood olid nii lahedad. Okei, ma ütlen ausalt. Arutame. 8. koht. Me peame alustama 8. kohast. 8. kohast. Edward Kilp oli siin, eks ole. Meil oli Beauty, oli koer. Marvin, hiir. Äkki me peaks natuke siin sala ja natuke panema mingit. Mina ei tea midagi selle aja, kõik on out and open. Nii, ma ütlen ausalt, kas ma võin öelda? Edward Kilp. Ivar. 5. Ta oli väga põnev. Kas sa oled minuga nõus? Story'st jäi natuke väheks. Jah. Ja kahjuks teine Kilpkonna lugu pani, sõitis ikka nii ülesust ja sul oli aega isegi natuke mõelda. Jah, nagu me ütlesime ka ennem, et story. Ja. Story oli päris oluline. Pole midagi teha. Kilp, Edward läheb 8. kohale. Kas kõik on nõus? Te olete muidugi nõus. Rahvas on nõus. Keegi vastu ei ütle midagi. Vahepeal sinna nii. Jänes, Mari, Jänks, Joonas, Jänes. Edward, oh my god, ütles Krista. Hiir. Nii, okei. Edward oli Joonas. Oi, keegi sai seal õunaga. See on Android, kes sai õunaga pihta. Nii, aga meil on siin, nii. 7. koht. Nii. Ma peaksin ütlema. Äkki...
See on kõige põnevam osa sellest saatest, kuidas me kaks ei suuda otsustada, milliseid kohti anda välja nendele loomadele. Üks kaalud, teine kalad, kõige paremad otsustajad üldse. Nii, okei. Beauty. Ei, Okei, Beauty ei ole. oota, mis see oli? See oli ju reisiv kilp. Ei, kus see oli reisiv kilp? Siin oli väga tugev story. Väga tugev story. No kuule, vist siis tõesti läheb. Beauty'l oli ka, Beauty. Nii beautiful, kui ta ka ei olnud. Story oli nagu samas pühendusega, on ju. Pühendus oli tõesti sõbrale. See oli nüüd Kaspar. Kasper. 4. Kasper, just. Need on need nimed, mis on ühesugused. Nii, mis sa arvad, kui 6. koht äkki... Jah. See oli väga dramaatiline praegu. Ussikene Mirtel. Lihtne loomake. Midagi ei ole teha. 3. Number 3. No nii, meie list jõuab aga lähemale. Äkki järgmiseks 5. koht. 5. koht. 5. koht. Mis sa arvad, kui... Mul on nii hea meel, et sa ütled, mis sa arvad, sest mul ei ole õnne. Nii. Ma üritan midagi siin... Mis teie arvate, kes võiks olla järgmine? Te ei tea. Ikka siin oleks pidanud olema keegi teine otsustaja. Kes selle mängu välja mõtles? Väga raske on nüüd olla siin vahel. Jah, nii, okei. Äkki... Teeme ära. Ei. 5. Pole. 5? Jah. 5. 5. Jah. 5. koht, Taavi. Esimene. Ta oli väga emotsioonirikas, aga midagi ei ole teha. Ta oli väga lahe. Ta oli 5. Ta oli väga ilusasti tehtud siil. Ma paneks nüüd siia 4. koha Marvinile. Jah. Marvin, Hiir, number 6. Väga hea mõte. Ja top 3. Top 3. On jäänud. Ma paneksin Jänes Mari 3. kohale. Sobib. Sobib, väga hea. 7. See oli väga lahe Jänes. Ma paneksin 2. kohale Ralfi. Ma olen nõus. Sest et story oli nagu paigas, aga mic dropping. Tõesti. Caitlin tuli, nägi. Niks, naks ja valmis. Midagi ei ole teha. Kõige lihtsam lahendus, pole vaja vahest üle mõelda, pole vajagi midagi muud kui 2 auku ning mõelda juurde story. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta, nii et me panime niimoodi. Teistele. Jaa, see on midagi isiklikku, see oli õunavast värk. Ühesõnaga. Liigume edasi. Jaa, teeme endale see suure aplausi ka. Pinge on nii laes, et Pinge on pinge. Järgmine mäng on maast lusikaga õunte tõstmine. Jälle siin mängivad 2 võistlejat üksteise vastu nüüd siis. Jah, niimoodi, et... Mäng käib aja peale. Jaa, mäng käib aja peale. Eesmärk on tõsta põrandalt lusikaga 3 õuna taldrikule. Kus need ahah. No okei, need on väga ruumilised taldrikud. Need on tõesti ruumilised. Nii, ja me paneme need natukene kaugemale. Karpi siis pead tõstma lusikaga. Me paneme natuke kaugemale need, sellepärast, et muidu saab siin kasutada midagi. Lusikat ei tohi sisse panna. Just. Lusikas tuleb, ühesõnaga, ma ei näita ette, kuidas seda võiks teha, sellepärast, et siis teil on võimalus mõelda ise seda välja. Mäng käib aja peale. Ja esimesed võistlejad on Taavi ja Günter. Aplaus! Nii, sa võid panna endale need õunad natukene võib-olla lähemale, et sul on nagu, et te olete sama kaugel. Nii. 2. Nii et lusikas vabandust, ma kõrjusin täiega mikrisse. Ei ole hullu, meil on selleks equalizerid. Nii, kas te olete valmis? Kas kõik on valmis? Tähelepanu, valmis olla, estarto! No nii.
valmis. Ja teine ka valmis. Väga hea. Esimest tehtud. Kui ümber kukub, ei ole hullu. See on võistlusmoment, siin juhtuvadki äkilised asjad. Järgmised võistlejad, palun. Tulge siia. Miia ja Kasper. Lusikas suusi pidanud? Ei olnud. Sorry. Ei, sina pead nüüd jah lusikas suusi. Nii. 3 ja 4 lähevad võistlema nüüd. Kasper ja Miia. Tähelepanu. Valmis olla. Läks! Nii. Oi. Kaval. Väga kaval. Ja tehtud. Ja Miia. Ja aplaus! Tehtud. Tehtud. Ja järgmised. Järgmised on Ivar ja Martin. Kui põnev, kes küll võidab. 5 ja 6. Tähelepanu. Oot, Kristel ei ole. Ma räägin teile ühe loo. Tähelepanu. Valmis olla. Läks. Oi, ossa. No nii, rahulikult. Ja Ivar ka sai. Tubli. Väga hea. Väga pingeliseks läheb see. Ma vaatan, et sul on ka ikka. Nii. Ma juba ikka elasin kaasa juba. Caitlin, Selena, teie aeg on särada. Nii. 7 ja 8. 7. On need sama kaugel umbes, jah? Kõik on nõus, vaadake üle, kõik on nõus. Publik ka. Tähelepanu! Valmis olla! Läks! No nii. Jaa! Hops! Aeg! Valmis! Aplaus! Nii põnevad mängud! Nüüd enne, kui me lähme järgmise mängu juurde. Me teeme väikese pausi. Me teeme väikse pausi. Olge meiega. Tere tulemast tagasi. Me leppisime kokku, et me ütleme koos seda. Tere tulemast tagasi. Meil on hea meel, et te olete ikka veel meiega. Kell on küll hiline, aga meie meeled on erksad. Me oleme valvsad, sellepärast, et meil on veel viimane mäng enne seda, kui me oleme välja kuulutanud või siis tähendab läbi võistluste saanud teada, kes võidab uue telefoni. Siia vahepeale me räägime ka meie pingerea, ütleme niimoodi, et esimesel kohal on hetkel Caitlin, teisel kohal Martin, 3. kohal Taavi, 4. kohal Ivar, 5. Selena, 6. Günter, 7. Kasper ja 8. on Miia. Nii et, aga see viimane mäng võib kõike veel muuta. Ja, või mitte midagi muuta, keegi ei tea veel. Viimane mäng. Viimane mäng. Chubby Bunny. Chubby Bunny on, kõik teavad, mis on selle Chubby Bunny põhimõte. Meil ei tea. Okay. Räägime üle. Chubby Bunny, me mängime seda niimoodi, et meil on siin korvis õunad. See ei ole korv, see on kast. Okei, hea küll, valetasin. Meil on siin kastis õunad. Sina, võistleja, lähed, istud siia. Võtad endale siit ühe õuna. Ammustad väga suure ampsu, kõige suurema, nii, mis su suu läheb. Jätad niimoodi suhu selle endale ning mina siit kõrvalt hakkan näitama sõnu. Ja sina pead ütlema need sõnad ja sinu vastas siis kas mina või Tuuli peame ära arvama, mis sõnadega on tegu. Mida rohkem sõnu meie ära arvame teie ütlemisega, rohkem punkte. Ja aega on 30 sekundit. Jah, ma panen selle nüüd siia. Kas kõik on loogiline? Nii, esimesena tuleb, võistlus tuleb Taavi, teeme aplausi! Ja ära unusta siis, et väga suur amps. Kui vahepeal juhtub selline asi, et kogemata hammustad läbi selle asja, siis võtad... Viskad ära ja võtad kohe uue õuna. Või siis uue ampsu. Jah, võid võtta igaks juhuks kohe siis teise õuna kätte endale, et aega säästa. Jah, 13 aasta. Nonii. Tähelepanu, valmis olla. Sõnad tulevad mult ja sina seletad Kristelile. Oled valmis? Tähelepanu, valmis olla. Läks. Ülestõus. Jüri ja ülestõus.
Reanimatsiooniauto. Reanimatsiooniauto. Ahah. Hüdrometeoroloogia. Hüdrometeoroloogia. Ahah. Vau. Instituut. Väga hea, aplaus! Hea töö. Aitäh. Nii. Ma ei tea, kas Martin nägi seda veel. Või, ei näinud, teine meeste ei näinud seda. Jaa, aga sina ei tohi ka seda näha. Jah, siis võta uus sõna. Jaa, võtan uue sõna. Nii. Õun suhu. Nii. Kas sa oled valmis? Jah. Tähelepanu, valmis olla, läks. Raudtee ülesõidukoht. Raudtee ülesõidukoht. Jõulu laulja. Mis asja? Ullu? Jõulu. Euro laulu laulja. Jõulu. Jõululaulu laulja. Tohu vaba ohu. Tohu vaba ohu. Mis see viimane sõna oli? Ei, ma ei ütle sulle. Sa nägid seda ikka? Ei näinud, ma ei vaatanud seda sõna. Nii, järgmine, palun. Kolmas osavõtja. Sa ei näinud seda? Ma tegin niimoodi, et ma ei näe seda. Selge. Tee sinagi nii, mu kallis sõber. Nii. Tähelepanu, valmis olla, läks. Proportsionaalne. Mida? Proportsionaalne. Proportsionaalne. Entsüklopeedia. Entsüklopeedia. Kuulija. Kuurija. Kultuurikatel. 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 Jäär. Jäär. Siduline. Sa nägid seda? Ei, ma ei näinud. Okei, aplaus! Ma ju pean kontrollima, kas see on õige sõna. Õige. Kuidas see siis nõnda saab? Ma tean ju kõike, mida sa räägid. No nii, Kasper. Tähelepanu. Valmis olla. Läks. Sidrunikreem. Sidrunikreem. Rhododendron. Rhododendron. Veoautojuht. Mida? Veoautojuht. Ehk. Ülihea ülikool. Ülihea ülikool. Aastapäeva vall. Aastaõhupall. Aastapäeva vall. Aastaõhupall. Aastapäeva vall. Aastapäeva vall. Mida aasta? Aastapäeva vall. Aastapäeva vall. Aastapäeva vall. Pagari viparkoog. Pagari viparkoog. Teiega on sealt aru see. Alasti õhupall. Need vanad. Sorry. Ma andsin parima. Need üleannetud alasti õhupallid. Nonii, kas sa oled valmis, Ivar? Ma olen valmis. Revolutsioon. Evolutsioon. Revolutsioon. Revolutsioon. Gibraltar. Gibraltar. Autoinspektsioon. Autoinspektsioon. Distsipliin. Distsipliin. Mustriline. Mustriline. Parmupill. Parmupill. Karl-Erik. Taukar. Karl-Erik. Karl-Erik Taukar. Käe. Sealt tulid. Kui ta oleks Taukar öelnud, siis oleks veits. Nonii. Tähelepanu. Valmis olla. Läks. Harry Potter. Harry Potter. Ma ei teinud seda õigesti. Nii. Kolmukass. Mida? Kolmukass. Kass. Kodukass. Kissell. Hakklihakaste. Hakklihakaste. Kergejõustik. Rongirattad. Rongirattad. Rabarberimahl. Rabarberimahl. Kristel Aasaid. Kristel Aasaid. Tahvelarvuti. Tahvelarvuti.
Muusikakeskus. 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 nii, Okei, väga hea. Kiiremini, uus on ees. I'm sorry. Oota, äkki võtame siit need vahelt ära, saab või? Võta need, mis siin on. Niivõrd pingeline mäng. Kohe. Nonii. Ei näinud. Nii, tähelepanu. Oot. Ole nüüd rahulik. Tähelepanu, valmis olla, läks. Õiline kook. Põhiline kook. Eriline kuljuk. Völg. Sorry, ma ei saa. Hunnik. Põrning. Põrnikukorus. Põrnikuluuk. Visiitkaart. Appi. Kalendermärkmik. Perekonnali liikuja. Oli. Ballett. Ma ei saanud sellest esimesest üldse aru. Mis asi see oli? Põrninguluuk. Sa ütlesid sellega lõpuks. Lõpuks siis... Võta sellest järgmine. Vaat kunagi ei tea, mis see sõna tuleb. Sellest järgmine, jah? Ma võin seda teha. Mul on see võimus. Oota, aga meil nüüd siis ongi viimane meistaja täna selle õhtul. Macarena. Nonii, Keitlin, tähelepanu, valmis olla, läks. Hamburger. Emmentaali juuste. Mida? Emme ajas? Emmentaali. Häh? Emmentaali juuste. Mida? Emmentaali. Emmentaali. Juuste. Juuste. Juustud ära. Diskett. Häh? Diskett. Selver. Selver. Ta ei saa ju R-i teelda. Selver. See ei olnud õige, ma pakun 10 korda veel seda sama asja. Äkki on õige? Rahvas ütleb. See pingeline mäng on läbi, teeme aplausi. Vot see on huvitav, et Aliases ka tihti peale, et kui sa jääd endale kindlaks, ei, sa tead küll, see on Selver ju, sa ütled Selver ju. Ei olnud Selver, oli Server. Meil on vist natukene nüüd aega, mis tunne on, me veel ei tea tulemused tulevad õige pea. Kas keegi teab, mis on kell? Kell on tegelikult 12. Kell on 12 täpselt, mis tähendab seda, et tehniliselt me võime juba iPhone'id avada. Aga teil pole neid käes. Või noh, seda käes, et seda avada. Varsti juba saab need üle anda, ütleme siis niimoodi. 2 punkti. 2 minutit pausi. Tuleb 2 minutit pausi, täpselt nii, nagu me seda planeerisime. Me oleme ka tagasi. Tere tulemast tagasi. Meie käes on nüüd enda pastakaga kirjutatud ülesse, sest meil ei prinditud midagi välja. Aga meil on teada võitjad ja meil on teada ka kommentaariumi võitja. Ja sellest me alustamegi. Kommenteerisite te täna nii, et silmad punnis ja näpud villis. Kas me teame ka, kui palju kommenteerijaid kokku tuli? Ei tea. 16 000! Ning 11, kes sai telefoni. Kes oli? Anni Läksberg! Palju õnne, sa oled võitnud endale uue iPhone XS-i! Palju õnne sulle, tõesti. Mis oli need protsendid, et saada see telefon? Päris väiksed ja päris suured. Me oskame sulle öelda ainult seda, et sinuga võetakse ühendust ja sa saad oma telefoni kätte nii kiiresti kui võimalik. Palju õnne, Anni! Ja palju õnne teistele ka, et te olite tublid. Me tegime rekordi! Meil on rekord ja me kõik oleme osa sellest rekordist, nii et ma arvan, et kui mitte midagi muud, siis yes. Aga liigume edasi. Meie 8 vapustavat finalisti. Kõik ei saanud võita. Jaa, teeme endale aplausi. Teeme nii, nagu meil on kombeks. Nagu ikka, me alustame 8. kohast. Viimasest kohast. Aga see ei ole tegelikult ju viimane, sest et neid, kes tahtsid siia saada, neid oli ju tegelikult... Neid oli 100. Neid oli peaaegu 100. Ligi 100. Nii et,
8. koht peaaegu 100 inimese seast. Mina ütleks küll päris hea. see on väga hea, isegi kui telefoni ei saa, saad midagi head ikka. Jah, ja Mis seal kotis on? mitte lihtsalt vastu näppe, vaid midagi, mis on koti sees. 8. koht. Günther! Aplaus! Tubli poiss, väga tubli. Palju õnne, Günther, sa olid Aitäh. nii tubli tänases võistluses. Minu südame sa selle looga võitsid küll kindlalt. Kristjan tõesti sulas selle peale. Nii et ma arvan, et see üks telefon ees või taga ei ole üldse hullu. Palju õnne, väga Aitäh. tubli olid. Aitäh. Nii, 8. koht on välja kuulutatud, kes võiks olla see 7. koht küll ometigi. Kohe saame teada. 7. koht. Miia! Miia! Tubli! Palju õnne, väga tubli. Palju õnne, Miia, sa olid nii tubli. Aitäh. Su ussike võitis ka meie südamed. Kõik oma loomadega vist võitsid täna tegelikult Jah. meie südameid. Täpselt nii ongi. Ja võib-olla on hea, et kõik ei võida telefone, siis me oleme rohkem sellega koos, mis on meie ümber, mis on loodus. Flora ja fauna. Täpselt nii ongi. Ja 7. koht. 7. koht. Oot, on see Me just 7. ütlesime välja, kes 7. koht on. See ei tule enam kellelegi üllatusena, kui me teist korda uuesti ütleme. 7. koht oli Miia. 6. koht. Selena! Palju õnne, palju õnne, palju õnne, palju õnne. Palju õnne ka minu poolt. Väga tubli, väga hea. Mängitakse mänge igasuguseid, nii nagu neid mängitakse. Ja lõpuks on ikka võitjad ja kaotajad. Aga elu läheb edasi. Aga kõik on siiski lõpuks jäävad võitjateks. Jah. Nii see elu käib. Aga 5. koht. Kasper! Oota, palju õnne sulle. Palju õnne, väga tubli. Väga tubli etteaste. Loodame siis psühholoogiaradadel Kas sa panid meile juba hinnangud ära? ei, ei pannud. Jääme ei olnud aega. Ei olnud aega. Jääme Arusaadav. Järgmine kord. 4. koht. See napilt välja jäänud. Joone all täpselt. Täpselt seal joone Et olla esikolmikus. Ta oli väga tubli. Aga siiski 4. 4. koht. Taavi! Palju õnne! Palju tõesti Aitäh. õnne. Väga tubli poiss. Aitäh! Väga Tõesti. hästi tehtud. Seekord 4. Järgmine kord mõni teine koht võib olla. Me ei tea. Ja nüüd Aga nüüd. me ütleme niimoodi, et meil on esikolmik. Meil on esikolmik. Ja see kõlab niimoodi. 3. koht. Need palume üles tõusta ja siia meie juurde tulla. Jah. 3. koht. Ivar! Ma vaatasin sulle otsa, ma juba ütlesin sulle ette ära. Palju õnne, 3. koht. Palju õnne. Jää siia seisma. Ja siia. 2. koht. 2. koht. Caitlin! Palju õnne! Väga tubli, Caitlin! Palju õnne! Ja esikoht! esimene koht, see roosa särgiga Martin! See on mu isa töökaaslane! Palju õnne! Aitäh! Palju õnne, Martin! Kuid Sellega nagu meil ei- kombeks on, see ei loe nüüd midagi, et teil on need kohad, vaid te ise jällegi loosite. Nagu siin saates meil juba traditsiooniks on saanud 2. aastaga, seda võib juba traditsiooniks pidada tegelikult. Jah, siin kotis on 3 õuna. 3 numbriga. Armastus 3 õuna vastu, kes oleks arvanud, et see ärane plot twist, aga siiski. Te kõik panete samal ajal Käed- käed sinna sisse, Jah, haarate ühe õuna jah, ja tõmbate selle välja jah. ning näitate, mis number See on seal nii peal põnev. jah. Ja Kas te olete siis valmis? Ja siis 12 saavad ühed telefonid, 11 saab hoopis teistsugused telefonid. Aga nad on kõik õunatelefonid. Seda ei tea. Kas need on päris õuntes telefonid? Me ei tea. Äkki see on Aga mängutelefon? telefonid. Aga Pange nüüd käed kokku, ega ennem ei saa panna ja ennem teeme ka siukse ülesse nagu, et Hüüame, juhhei. 3, 2, 1, juhhei. Väga hea algus, väga hea, väga lõbus algus. Tõesti. Perekonnasõbralik, Tõesti. kuigi kell on hiline. Aga nüüd lõpetame ära selle mängu. Pange käed juba kokku, sellepärast siis te panete ühel ajal. See on nagu power of 3. Jah. Nii. Ühel ajal panete siia Võluvägised, jah.
ja nüüd pange käed kotti. Issand, kus nüüd rakkasid rabistama. Nonii, Martin sai numbri 1, 2 ja 3, niimoodi järjest läksid. Täpselt nii nagu nende kohadki, mis on see võimalus? Martin! Telefon number 1, telefon number 2 ja telefon number 3! Jaa, okei, väga hea. Palju õnne! Avage ka, ma tahan näha, kes mille sai, vaadake kähku ruttu, võtke välja! Nii. Oh my god! Kas ongi see telefon, millega kõik räägivad või? See on see, mille pärast sa Instagrami tegid! Nii, ja nüüd, kes oleks arvanud, et teed Instagrami üks päev, järgmine päev on sul uus Apple iPhone? Nii ja lihtsalt nüüd, käibki. kes teeb selle karbist lahti? Keegi peab selle karbist lahti. kõige suurem teeb. Kõige suurem teeb. Kõige pikem ja kõige suurem. No nii, Ivar, tee siis lahti. Sa oled esimene inimene Eestis, kes teeb selle vähemalt kaamerate ees, teeb lahti selle iPhone'i. See on nii põnev, ma tahaks vastu seina joosta. Tee juba lahti. Oota, rahulikult, et see ei kukuks sul Et ei välja. korduks see, mis... Nad Veel on ei ole mõelnud näha. selle peale. Veel ei ole Nad näha. on pannud siia mingi kaitse. No nii. Siin peaks täiesti mingi Halo praegu olema, valgus ainult siia peale. Ja see on tõesti telefon, just nagu lubatud. Palju õnne kõikidele võitjatele. Palju õnne kõikidele võitjatele, palju õnne kõikidele finalistidele. Te olite kõik väga tublid. Aitäh, et te vaatasite meid siin Telia TV-s. Jaa, meie nüüd lähme magama. Ja, sest meil on homme pildistamine. Kedagi ei huvita, aga see on meie asi. Olge teie tublid. Lihtsalt. Head kodutööd kõigile, kes koolis käivad, head koduteed nendele, kes koju lähevad ja Kõik, kes magage kodus hästi, on. magage hästi. Just. Näpud lakke ja Nägemist. elagu Eesti. Palju õnne. Palju õnne. Palju õnne. Palju õnne.